Käesolevas videos näitan ma Microsoft Exceli valemi ja funktsiooni olemust. Selleks on mul ette valmistatud üks andmetabel, mis koosneb kolmest veerust. Esimeses veerus on toodete nimed, teises on nende kogused ja kolmandas ühikuhinnad. Esmalt koostan valemi, mis kalkuleerib iga toote jaoks tema kogumaksumuse ehk siis korrutab selle koguse ühikuhinnaga. Kui te tahate valemit koostada, siis alati tuleb sisestust alustada võrdusmärgiga. Nii, ja seejärel vajutan ma C4 lahtri peal ehk haamrite koguse peal, sisestan korrutusmärgi ja selle ühikuhinna lahtri peal. Kui need on olemas, vajutan Enterit ja süsteem automaatselt leiabki korrutise kogus korrutatud ühikuhind. Nüüd, samamoodi ma võiksin teha kõikide ridade puhul, et sisestan käsitsi valemi. Aga kuna ma tean, et Excelis on olemas automaatne loendite koostamise funktsioon, siis ma lähen tagasi siia lahtrisse E4, võtan kinni lahtri alt paremast nurgast, kus ikoon muutub mustaks ristiks ja paljundan seda valemit kuni reani 13. Ja süsteem ise automaatselt kalkuleeris iga rea kohta siis kogumaksumuse. Järgmisena funktsioon. Valem ja funktsioon on Exceli mõistes sisuliselt samad asjad. Ainukene erinevus on see, et valemi koostab arvutikasutaja ise, aga funktsioonid on juba Exceli programmiga kaasas ehk nad on eeldefineeritud. Kogu loetelu funktsioonidest leiab siit paremalt ülevalt nurgast. Võtate veel funktsioone. Ja kui siit aknast valite kõik, siis on näha, et neid funktsioone on väga palju. Aga kuidas siis neid kasutada? Minul antud juhul on vaja siin kalkuleerida summat kõikidest kogustest. Üks variant oleks teha sellest valem, et liidan kõik need read ükshaaval kokku. Aga kuna see on tüütu ja teinekord on need tabelid väga pikad, siis ka ajakulukas, mistõttu ei ole mõistlik niimoodi läheneda asjale. Selle asemel ma kasutan funktsiooni summa, mis on toodud siia juba kiirvalikusse ka, kuna ta on tihedasti kasutatav funktsioon. Kui ma valin siit summa, siis süsteem juba ise kirjutab mulle siia võrdusmärgi, siis lühendi sum, mis tähendab selle funktsiooni nime, summeerimist, ja automaatselt siia sulgude sisse on ta juba valinud ka piirkonna ehk need elemendid, mida ta hakkab summeerima. Kui ma vajutan nüüd Enterit, siis leitaksegi summa automaatselt.